No tere jälle siis, esmaspäev, 8. detsember. Täna on vaba päev, lapsed lasteaed ei läinud, poed kõik kinni. Mingi püha siin on või midagi, ma ei tea, kõik kohad on kinni. Birgit käis hommikul koristamas, tuli kottide sidrunitega tagasi ja lapsed lasevad nüüd neid sidruneid siis lusikaga. Omal joogi sisse siin Tinto de Veranosse väikse sibula panna, panna ja ega siin ei olegi, tegelikult on mul kuidagi vaikne siin praegu, mul ei ole midagi erilist teha. TT80, siin öeldi, et vaataks, kuidas siin oli, mul läks meelest ära, aku miinusest siia massi, tagatule massi vaadata, kas näitab 0 volti või ei näita. Ja siis saab vaadata, siis saab teada, kas on miskit viga või mitte, peab siis 0 olema. Et ma vaatan täna selle ära ja ega rohkem ma ei teagi, mida ma teen. Mis siin on? Siin on, see on nüüd ära kuivanud. Siin on ikkagi jäid siuksed imelikud laigud peale. Või noh, ta on ülikrobeline ka, sest ta mullitas üles jäänud. Aga ma ei saa aru, miks need siia jäid. Kas ma jälle tegin teist korda nii halba tööd või? Omast arust sai päris hästi värvitud, aga ju siis mitte. Et nüüd ma mõtlengi, kas ma lihvin selle siis maha või mis ma teen. Et noh, ega ta ilus ei ole. Selles mõttes võiks siledamaks saada ikka. Ja siis matt lakki ka üle lasta. Praegu ta on siuke jube laikiv. Aga ma mõtlen, ma vaatan, mis ma teen sellega. Plastikukrunti öeldi, et võiks alla panna nahkekrunti. Mul plastikukrunt on olemas, ma mõtlesin, ma ei pane seda siia, sest et ma tahtsin lihtsalt teada, et kui ma tahaks kõik ära värvida, ma ei taha siin, ta ei ole nagu nii midagi ilusat siin, selles mõttes, et ma ei tea, millega see värvitud on, mitte spreiga vist, millegi muuga. Ja mõtlesin äkki ma värvin kõik mingi halliks ja siis teen siia mingid oranžiga mingid asjad peale, et siis on natukenegi siuke lahedam. Valgele ma ei tea, mis see valgega nagu kokku sobib, mingid värvi või midagi. Hall ja oranž oleks nagu ilusam. Aga ma just, et ma viitsin jamada ja siis ma mõtlesin, et ma proovin lihtsalt selle väikse tüki peal kõige kergem viisi, et kui ma tahaks värvida neid, tõmba lihtsalt korra liivapaberiga matiks ja uus värv peale ja kõik, rohkem vaeva ei taha näha. Aga see ei tööta vist väga hästi, kui ma pean siia hakkama ikkagi kruntima ja mingeid asju tegema, et normaalseks saada. Ja noh, kui siin siuksed laikivad kohad jäävad, mis ei ole väga ilusad. Ma ei tea. Aga noh, okei, võib-olla on see, et ma ei saa ju seda vaadata, sest see mullitas igalt poolt ülesse ja sealt, kus ei mullitanud, sealt lihtsalt ongi sile praegu. Ma olen ise lihtsalt loll. Vot, aga ma vaatan. Praegu ma proovin korra vaatan selle massiteema üle siin ja siis proovib äkki uuesti värvida. Midagi teha sellega. Lihtsalt üks kiht peale ja jälle teha hästi odavalt. Ilma krundita seekord jälle. Ühe kihiga üle tõmmata ja vaadata, aga seda vaatan pärast. Praegu, noh, siin asjad olema sellega. Mille peal siis värvida õues, et oleks hea. Praegu teeme seda. Õues on 18 kraadi ka, noh, peab ju seda ka mainima siin 8. detsembril. Kas ma ütlen kogu aeg september või? Ma eelmises videos ütlesin september, nüüd ma ütlesin jälle september. Detsember on praegu, ikka, meil on detsember endiselt. Jõulud hakkavad varsti tulema. Et, jah, teeme nüüd tööd. Ma ei viitsi rohkem sellega tegeleda. Ma võtsin siit taga tule selle korpuse maha, panin otse massi, see on ka, massid on nullis, siis ühed siin taga tule otse aku pealt, panin suunad sisse, ikka vilgub, kõik vilgub siin, asjad vilguvad. Aitab sellest jamast, see on juba aja raiskamine, ma ei saa seda tööle, see töötab, kui ratas töötab, siis ta vilgub lihtsalt vähem. Ja mõttetu, see on juba aja raiskamine. Ma ei küsi töötunde selle eest ka, et ma lihtsalt testin, aga kõik jääb täpselt samaks. Et vana ratas, 84 aasta pill ja ei pea siin kõik asjad töötama nagu uuest peast. Nad töötavad, vaatame, kas homme ülevaatusel läbi saab, kui saab, siis on hea. Kui ei saa, siis tegeleme, aga ma panen kokku tagasi. Ja TT jälle seisab samas kohas, kus ta enne oli, ootab oma aega.
mis ma siin tegin vahepeal? Värvisin, lihvisin ja värvisin selle ära. Ei pannud krunti. Tegin samamoodi nagu ennem. Ja tulemus on samamoodi nagu ennem. Ja miks see on? Ma arvan, ma tean. Ma panin liiga kõva kihi järsku peale ühe hooga. Sest, et siin on nüüd teine pool valmis. Siin on nüüd kõik asjad peal. Siin on lakk ja värv. Selle ma lihvisin siledaks, panin ühe alguses esimese kihi, siukse nakkekihi nii-öelda peale, ilma plastiku krundita ja siis kuivatasin teda kuuma puhuriga. Lasin tal seista, panin teise kihi peale, teine kiht läks juba täielikult korralikult peale ja siis jälle kuuma puhuriga ja läks esimene kiht mattlakki peale, nakkekiht kergelt ja jälle kuuma puhuriga ja läks teine kiht. Siin on lihtsalt alt jäänud need ebatasasused. Aga muidu võiks öelda, et jumal hea ju. Ma ei lihvinud seda nii siledaks, ma ei hakkagi neid lihvima täiesti siledaks, et saaks mingi perfektne tulemus. Siin igal pool täkkeid, et ma ei hakka pahtelda mitte midagi, aga ma sain nii nagu ma tahtsin. Ma ei näe, et siin oleks kuskil mingeid jutte värvimisest ja siuke. Nüüd võiks teise poole ka saada teha, ma ei tea, miks ma neid näitan. Selle ka teha ja siis on hästi. Siis saab need tagasi panna, tegelikult võiks selle tagumise plastiku üle ära värvida. Siis on vält, pool ratast valge, pool ratast hall ja värvisin ka ketta selle ära juba. Mis ei ole veel korras, sest et mul kukkus see maha. Ja nüüd ma ootan, ma lihvin ta siledaks ja teen ta heaks, sest et natuke koledaks läksid. Aga jah, ütleme nii, et kui rahulikult võtta, mitte rapsida mega kihti peale, siis täitsa saab tulemuse kätte. Et siuksega võib rahule jääda. Panen külge ja vaatab, kuidas siis külje pealt on. Ja küljest ta ongi. Ei tea, kas võiks terve ratas olla siuke. Samas valge on ka siuke huvitav värv, aga ta on tühi. Natukene võiks olla midagigi seal peal. Natukene siuke huvitavam välja näha, mingid triipe või asju või kleepse, aga RS-i kleepsud on väga kallid, mida siia peal osta. Et ma ei tea, kas ma ei usu, et ma hakkan värvima neid paaki asju. Et mul ei ole seda disaini tunnetust või seda, ma ei tea, kas see hall jääb ilus või jää ilus lõpuks, et ma värvin tagumised otsa ainult halliks ja valge on ka, tegelikult ta näeb okei välja, aga lihtsalt tühi. Ma tahaks midagi sinna peale saada, midagi, et oleks rohkem värvi või kontuuri või ma ei oska öelda, midagi lihtsalt võiks olla. Aga jah, praegu tagumine sea jääb täitsa asja ära. Vaatame, äkki ma viitsin selle ka veel maha võtta siit, selle plastiku ära värvida. Eks näis. Ja ongi siin natukene nüüd maha lihvitud. Siukseks peaks jätma, jumala äge ja sinise, musta ja kõik siuke eriti, ma ei tea, huvitav. Aga terve tagumine ots tuli täiesti laiali. See sabaraam käib ka mitmeks jupiks siin, teiselt poolt pidi ära võtma selle, kus iganes see, ma ei tea, kus ma selle isegi panin, et saaks selle kätte siit. Ikka täiesti ära laguneb, aga põhimõtteliselt silikoni eemaldaga on nüüd puhastatud, nüüd võiks ära värvida, vaikselt esimese kihi peale panna ja siis vaadata, mis saab. Ja see tuli ka ideaalne välja. See on siin nüüd värvitud ja lakitud, läks ikka mõlemad 2 kihti lakki ja värvi. Ei viitsi siin panna rohkem, pole mõtet, sest et nagu näha, see ratas ei nõua rohkem. Mis nüüd? Ma panen külge ära ta ja vaatame, kus küljes on, siis saab juba selle külje siin nii-öelda täiesti kokku ja näha enam-vähem, kuidas see hall jookseb siin. Ja siis, ta on ikka tühi, siia tahab ka ikka saada mingit roosat, orantsi, seda kile või midagi, peab mõtlema, kuidas siia ilusamaks saada seda, aga paneme kokku ja vaatame siis.
Uus päev kätte jõudnud. Eile ei pannud seda kokku, sest et värv oli natukene veel pehme. Ma ei hakanud retsima seda. Ja täna panin kokku ära siis. Et noh, täitsa okei. Viisakas. Oi, kogemata sai kõik värvitud ära. Ma täna tegin natukene veel ja värvisin siis sellega ära. See läks natukene halvasti. Siin läks jooksva kergelt. Seda on näha. Seda ma ei viitsinud ära teha veel, sest siin on vaja ratas üles tõsta, aga ülejäänud on juba täitsa hea. Ja tellisin eile oranži kilega ära kiletamiseks. Nüüd on mõelda sellega, et mida ma teen, kas ma värin selle üleni mustaks äkki. Või ma ei oska öelda. Ma pean seda mõtlema, sest see on liiga kole siin praegu ees. Ratast nagunii ideaalseks ilusaks ei saa, aga sihukese asja võiks paremaks saada. Ja porikas on ka küljes. Ja ülejäänud võib rahule jääda siukses valgus, nagu praegu on. Kindlasti on siin kuskil mingeid erinevusi, aga praegu ma siin ei näe niimoodi. Täna oli jube ilm värvimiseks. Hullult tuul puhus. Ja siis ma proovisin seda jälle. Ma ei saa värvitud. Ma ei oska värvita lihtsalt. See detail, ta ei tahagi kunagi saada värvituks. Ma lasen sellel seista nüüd siin paar päeva, nii et on täiesti ära kuivanud. Ma lihvisin selle ära. Proovisin uuesti vaikselt kihid peale panna. Nope. Nii et las ta teeb siis oma kuivamised lõpuni. Aga jah, siin praegu võib väga rahule jääda, täitsa okei. Nüüd ma juba paagile mõtlesin, äkki ma teengi. Tuleb oranž kile ja võtab siit kleepsud maha ja teeb nende järgi paagile näiteks uued ja siis mõtleb tagumise plastikuga midagi välja. Kas siis samamoodi kuidagi lõigata siia midagi või ma ei tea, sellega mõtlen, aga proovime erinevaid asju, ma võtsin natukene seda, ma ei mäleta palju, 1,5 meetrit. 50 korda 1,5 meetrit, et 50 senti siis. Ja äkki saab. Täna on sellega tunni aja pärast ülevaatus ja siis kell 7 on sellega, kell 4 see, kell 7 see. Et loodame parimat, nüüd võiks kõik töötada ja ega midagi ei olegi. Järgmine klipp võib-olla on see, kus ma sõidan tsikliga sinna juba. Et ma näitan selle sõidu ära, siis jälle lähme sõidame sinna, lähme tagasi ja loodan parimat, et täna ikka 2 ratast saavad ülevaatused. Aga ei oska öelda, vaatame, küll on midagi naljakat leiad. Hondaga sai kohe esimese korraga läbi, seal pole mingit probleemi. Aga ei tea, võiks saada, davai, aga me lähme praegu mul auto üleval, me lähme prügimäele, viime paar kotti prügi ära. No nii, lähme siis ülevaatusele XT-ga. Seekord tuled asjad põlevad ja võiks nagu korras olla. Üks asi on veel, et esiporikal on ülemine porikas ja siis on ratta taga allpool on veel üks väike porikas. Klient arvab, et võib-olla sellega kukutatakse läbi, aga eks me näe, et ütles, et proovime ära ja kui ei saa, siis ostame lihtsalt uue. Et siin vallapopis on saada küll. Ja summutid, et summutid on need ärahuvi summutid ja ei tea, kas heli on siis piisavalt hea või mitte. Paberid, asjad on olemas, et sertifikaadid, nii et loodan parimat. No nii, olemegi ülevaatusel, kas mul auto otsa ka sõidab või ei sõida vist. Täna on kuidagi tühjem siin kui eelmine kord. Saame ukse ligemale, ei peagi nii kaugele parkima. Tuled põlevad. Vähelt aknast on näha. Aga jah, see on pool võitu. Ja suunad töötasid lõpuni välja. Lähme ülevaatusele. Ja ülevaatusel käidud. Kas saime läbi? Ei saanud jälle. Oi jah, siin on nüüd siuke teema, et passis on piiratud ta 25 kilovatile.
ja piirat ei ole enam peal, nad vaatasid siin, et põhimõtteliselt jah, sellega on pekkis siis. Ja mis veel? Noh, eriti loll viga minu poole, Elkurit polnud taga. See nagu jah, see on tõesti minu süü. Põhiasi, mida peab vaatama Eestis alati, et Elkur oleks olemas, sest ühelgi rattal pole neid. Ja vot, aga et siin seda põhimõtteliselt, noh, nüüd ongi see teema, et nad saavad passis selle siis ära muuta, võtta selle märke maha, et see on piiratud 25 kilovatile. Ja siis ma pean tegema avalduse, sest et nad andsid avalduse paberid kaasa. Seda saab ainult töökoda teha, nagu ma aru sain. Õnneks ma olen nii-öelda ametlik töökoda, no igal pool kirjas. Et siis ma saan selle lasta ära võtta. Kui klient on nõus, siis me võtame selle maha, sest ega muidu peab Yamahasse minema või ma ei teagi kus. Või noh, ju siis mina võin ka seda paigaldada, aga noh, siis on vaja osta. Et vot, ei saanud siis jälle läbi. Nüüd ma lähen, võtan DT. See tädi seal letis ütles, et võib ka varem tulla, et kui aega on, siis saab ka varem löögile juba, et ei pea kella 7 ootama. Ja lähen proovime siis DT-ga, vaatame üle, et seal oleks ikka see Elkur olemas siis. Sellel vist minu meelest oli. Ja ma loodan, et see asukoht jälle tähtis, kus see Elkur asub, sest eelmine kord nad nagu ütlesid seal, kui Bulldogiga käisin, et see Elkur peab üleval poolnumbril olema. Siin DT-l on ka koht üles jäetud. Aga minu meelest DT-l on ta praegu all. Ma arvan, see on väike probleem, põhiline, et Elkur olemas oleks. Ma ei usu, et see asukoht nii palju muudab seal. Vot, ei läinud jälle hästi. Mul oli selle ratta kohta head mõtted. Ma uskusin, et see saab läbi. Summutitega oli korras. Heli, kõik asjad olid okeid. Mis veel? Jah, see väike porikas, mis ees peaks olema, seda ei teatud midagi. See tüüp ka, kes tegi, see oli näha, et on ennem teinud tsiklitele ülevaatust. See ikka kontrollis väga hullult kõik läbi. Et jah, noh, õnneks teoorias suurem probleem on see, et see on ära eemaldatud ja noh, ma ei oska sihukest asja vaadata ka, et kas passis see kirjas on ja et siin gaasiklapile vist pannakse siis piira peale, nagu ma aru sain või midagi sellist. Ma ei ole kunagi neid piiraid näinud ega paigaldanud, nii et ma ei oska sellel teemal rääkida. Lihtsalt tuli see, kes üle vaatas, ta tuli pärast ülemusega ja siis ülemus tõmbas gaasi rutskat ja teine vaatas siis gaasiklappi, kuidas see seal miski liigub siis. Et siuke teema. Vot, aga ma olen kohe kodus, võtame DT, lähme tagasi ja loodetavasti saab DT-gagi läbi. Ma ei mäleta, kas mul on, tavaliselt saab ikka alati esimese korraga läbi, aga noh, Eestis tundub, et kui Eestis läbi ei saa, siis peab midagi väga halvasti olema. Sest et Eestis on lepo ülevaatus teha. Eestis ei ole mitte mingit probleemi sellega. Siin Hispaanias, vot see on kontroll, et kes vingub, et väga hull raske on Eestis saada, tulge tehke Hispaanias ülevaatust. Tapate ära end põhimõtteliselt, siin peab olema kõik perfektne. Üht asja ei tohi olla siin valesti. Et jah, aga vahetame rattad, lähme tagasi. No nii, lähme siis DT-ga. Äkki saab vähemalt ühe 3 läbi. Kes seda teab? Siin mul on igasugune lootus kadunud pärast seda, kui ma Hondale tegin, mõtlesin, mis siin siis kõik teha ei ole. Nii lebo. Lihtsalt asjad peavad küljes olema ja saabki läbi. Aga kui dokumentides on asju kirjas, siis ei saa niisama läbi, kui on piirangud eemaldatud. Kahjuks. Aga noh, DT, loodame. Nüüd peab mainima ka, et see on esimene ülevaatus ajaloolise sõidukina põhimõtteliselt midagi sellist. See tähendab siis seda, et on mingi aastad vana
ja ta just tegi selle, et see on esimene kord niimoodi ülevaatust, et see võiks natuke kergem olla. Ja ülevaatus on siis 4 aastaks, mitte 2. Julge väga sõita, ma ei tea. Siin ei taha nagu kliendi ratastega kohe külili ka panna. Tea, kas suitsupilv on väga hull taga. Suitsupilv on rets, no. Ma loodan, et selle suitsupilve pärast mingit teemat ei tule. See ikka korralikult tossab, no. Ei kujuta ette, mis segu siia sisse on tehtud selle omaniku poolt varasemalt. Noh, mida me võtame? Vana pill peabki olema kahetaktiline 84 aasta. Mis siis väike toss ei ole. Ja olemegi tuttavas kohas tagasi meie ülevaastuspunktis. Kas 3-3-st kõik kukuvad läbi või tuleb esimene läbisaaja ka? No nii. Ei saanud 3-3-st. Sellega sai läbi. Õnneks 2029 aasta uuesti ülevaatus siis alles. Ja kleepsu ei anta, kui on historik, ajalooline ratas siis nii-öelda eesti keeles. Või noh, sõiduk. Et ainult siis tavalistele ratastele saab kleepsusid. Ülevaatus kleepsusid. Nüüd lähme, teeme suitsukatet ja lähme sõidame koju. Toome auto, lähme võtame Birgiti ja lapsed peale ja ongi korras sellega. Esituli oli ka liiga kõrgel, aga mul ei ole sirget pinda, kus seda timmida, siis õnneks lubas seal koha peal paika timmida. Aga noh, seda saab Eestis ka teha õnneks, et nii karmid ei olda sellega, et ei lubata. Kui on tuled reguleerimata, vähemalt minul on siuksed kogemused. Oi, kui pime siin on, ma ei näe nagu tume visiir küll. Praegu ei ole see asi, mis on kõige parem siin pimedas. Aga noh, Birgit ütles ka enam nii hiljaks ei pane. Noh, praegu on kell 6 läbi natukene, ma täpselt ei tea. Saime ennem kell 6 äkki saimegi ülevaatusele, muidu oli kella 7 aeg. Aga noh, nüüd on vähemalt üks ratas tehtud. Teistega, no nagu nii ütleme nii, et noh, ei oleks läbi saanud. Nagu ei saanudki, aga lihtsalt isegi jah, nüüd ma tean järgmine kord vähemalt mida kontrollida, kui passist peab ka vaatama asju, et kui siin on märgitud, et on piiraja peal, siis peab vaatama, aga no ega ma ei tea ka nii täpselt, kus need piirad on ja millised need alati on. Ma pole kunagi ühegi piirajaga kokku puutunud. Oh, nüüd näeb meie seda ka siin valgustusi siin külas Felices Fiestas. Ma loodan, kaamera ikka puhas on. Oba!
No nii, neljapäev on kätte jõudnud, ma ei ole siin vahepeal midagi teinud, teisipäeval sai ülevaatusel käidud. Ma loodan, et mul kaamera filmis ka ja lindistas heli see hetk. Põhimõtteliselt on nüüd nii, et XD-ga on siis vaja teise töökotta minna, või XD-ga ei ole, paberitega, mis anti, et saaks selle dokumentidest võtta selle piira nii-öelda maha, et seda ei oleks märgitud sinna. Ja siis mina ei saa seda teha, mul ei ole, mis number see oli, numerode registro industrial või midagi sellist, igatahes mul on vaja numbrid siis, mis on siis, kui mul on töökoda, päris töökoda ja siis on seal mingi industriaalnumber ka. Seda mul ei ole, nii et ma lasin omanikule helistada töökotta, et ta räägiks ise ära teemad ja teisipäeval järgmine nädal lähme viin paberid töökotta, siis nad täidavad ära need. Võib-olla ma jõuan ära, võib-olla mitte, sest meil on vaja kohe edasi sealt sõita. Ja siis saab XD-ga korda, mul jõudis Elkurid ka, ma pole viitsinud järgi minna neile, saab Elkuri külge panna ülevaatuse peale sellele ja XD-ga on korras, DT-ga on korras. Ja siis Bulldogiga on ka kohe korras. Panni pakk jõudis Poolast kohale. Vaadake, kui ilusti ära pakitud. Ossa, ma oleks kukkunud praegu. Vot, teeme selle lahti ja paneme siia uue numbri aluse külge ja siis on selle korras ja rohkem millegi. Sellega on ka siuksed plaanid, et ma lootsin, et ma võtan siin need kleepsud maha, aga need on siia alla lakitud. No loogiline ka, kui tehasest tuleb, siis vist on enamasti laki all, et need maha ei tuleks. Aga ma lasen õel teha enam-vähem, ma mõõtsin, praegu tegin videokõned, aga ta pani kirja endal mõõdud, kõige pikema nurga ja kõrguse ja leidsin netist mingisugused pildid, et ta proovib mulle järgi teha siis külje peale porikale, mis käib, siis siit peakski paagi pealt tulema kohe niimoodi ühes, mitte ühes tükis, vaid siukene kleeps siia ja tagumisele küljele ka siia. Ma ei tea, kuidas ta siia teeb, kas ta paneb siia RS-i ja kirja ka peale või mitte. Tegelikult RS, ma ei tea, kuidas RSC vist, vahet ei ole, mis see tuleb, RS võib ka olla, mul täiesti suva. Igatahes ta teeb valmis mulle prinditavaks. Teebki põhimõtteliselt siuksed, panime mõõdud kirja, nüüd ta enam-vähem joonistab mulle midagi valmis. Saadab mulle, ma prindin siin välja A4-le ja siis lõikan sabloonid valmis ja proovin selle siis sellest oranžist kilest, mis mulle kunagi jõuab. Sellest, kleep, vinilvräpp, kleepe, wrappimispaber kiletamiseks mõeldud kleep siis. Et sellest proovin siis välja lõigata mõlemale poole. Loodetavasti saab asja, kui ei saa, siis peab midagi muud välja mõtlema, mida ma siia teen. Et midagi tahaks natukene värvi juurde saada, kuigi siin on praegu raam on valge aga vahet ei ole, natukene saab ilmet juurde. Ma saan lõpuks teha enda selle KTM ära, hall ja oranž, nagu ma tahtsin teha. Vot, aga pakime lahti, vaatame, mis seest välja tuli ja hakkame samal ajal lammutama. Võib-olla juba teen kõik ette ära, siis näitan, kui koos on, aga ma hakkan tööle. Siin on vanad asjad. Uued. Kas sobib kokku? No ei sobi. See on natuke lühike, seda on tükeldatud ja kus ma tean, et seda lõigatud on siin. See, niisama nagu ma ei piilu siia alla, kas siin on tehtud või midagi. Joon tundus nagu enam-vähem sirge siit olevalt mustalt vaadates. Mingi jupp on puudu. Siin peaks edasi minema ja siin peaks siis olema Elkur, ma vaatan. Ma hakkan närvi minema, seda juppi ei saa ka kuskilt jälle siit Hispaaniast kellegi käest vist kohe nagu ei leia seda. Nii et ma ei tea, mis nüüd saab. No õnneks seda juppi on kerge vahetada, ma panen ülejäänud asjad ikka kokku ja vaatab, kuidas ta siin on siis. Põhimõtteliselt ma saan seda Elkurit kasutada, panna selle siia, las see juhe siin ripub täiesti suva äkki. Ma ei tea, vaatame, mõtleme natukene, panen kokku ja siis saab mõelda. Ma saan siin vedada siit alt praegu need suunatule juhtmed ära ja asjad. Et paneme suunad külge, siis on... paneme asjad külge, mis saab ja siis vaatame edasi. No tagumine ots on koos. Ma panin siin
peitsin juhtme natukene ära, panin siia musta teibi peale, ma ei tea, kui hea see on, aga jah, äkki läheb läbi, äkki ei lähe. Elkur läks siia alla, aga ma kirjutan kliendile, ma uurin, mis ta ise arvab. No, loomulikult on siin nüüd auk, on ju, sest et teise järgi sai tehtud ju. Nüüd põhimõtteliselt ongi plaan see, et ma ütlen talle, kas ma proovin niimoodi ülevaatus läbi saada ja äkki paneb siis teise numbri aluse tagasi, sest et siin on 2 aastat. 2 aastat on ülevaatus siin ja keegi küsis ka selle videol, kui ma vist käisin mingi rattaga ülevaatusel, ma ei mäleta, DT-ga või PT-ga. Ma ütlesin seal, et 31, natuke alla 32 euri maksis, aga nüüd ma jätsin enam-vähem meelde, tegelikult mitte, aga 31 alguses, 31, 21 või 22, midagi siukest, mingi imelik summa maksab ülevaatus, see on 8 aastaks, nii et äkki teeb seda, et paneb talle teised sumpsid tagasi, need on originaalid praegu, ja siis paneb selle numbri aluse tagasi, mis ennem oli, ja siis teeb siin natukene ümber pistikuid normaalsemaks ja kõik asjad, et oleks järgmine kord mugavam ära võtta, sest siin on juba näpitud neid asju ja tehtud. Et ma teeks siis uued pistikud juba ja asjad äkki ka kohe, aga no vaatab, räägib ta, aga sest praegu, kuigi see on kinni siin kaetud, aga ikkagi see hakkab vett kogunema ja see on kole ja rõve või siis kuskilt see leida. Kerge on vahetada, aga lihtsalt ei ole leida. Oleks seda saada, siis oleks okei, aga ei ole. Poolast võib-olla peab uurima, aga siis oleks võinud juba kohe, siis tuleb jälle saatmine juurde. Et ma vaatan, ma räägin kliendiga selle asja läbi. Teoorias, täna on neljapäev, äkki homme ülevaatusele, ma ei tea, kuidas vaatab. Okei, võib-olla ei jõuga, homme on kiire päev. Aga vaatame, mõtleme ja ega rohkem ei olegi praegu. Nii ongi. Siin pakist tuli ilusti igast pehmendusi asju sisse topitud, et ikka võimalikult pehmelt asi kohale jõuaks. Ja super, tuli kohale. Täpselt see, mida ma tahtsin. Ma ise olen loll ja ei teadnud ratta kohta, et siia üles peaks see pikemalt minema. Aga eks vaatab järgmises klipis, mis saab, siis äkki on siis teada juba. No nii, me oleme täna tulnud ja laupäeval Ruttadel Alba matkarajale. Me oleme siin ennem ka käinud. Suvel sai siin päris mitu korda lastel käidud, kui Birgit käis siin ligidal tööd tegemas. Ja nüüd me oleme uuesti siin. Ega me siin rohkem midagi ei räägigi. Natuke on juba pilte näidatud või klippe, kuidas me siin jalutame. Ja vaatame, kui kaugele jõuame. Siin on kuskil mingi koss ka. Et lähme äkki jõuame Koseni välja jalutada. Aga siuke huvitav ilm on hästi, kui tulime, oli hästi ilus sinine taevas, aga varsti vist tuleb uuesti taevas välja. Ja siin mägede vahel on siis praegu siuke pilves. Aga juba päike meil särab. Et jah, me vaatame, kui kaugele me jõuame, kas me jõuame kaugemale, kui suvel kõndisime. Mõlemad koerad kaasas, terve pere kaasas. Lähme naudime ilma ja matka.
No nii, matkal ka käidud ja kõik on tehtud nüüd. Me oleme juba kodus ammu. Praegu on õhtu, me käisime just churroseid siin küla peal söömas ja kuuma kakaod joomas. Mina mitte joomas, vaid churroseid kassime sinna kuuma kakao sisse. Tegelikult ta pole vist kakao, ta on vist kuum šokolaad. Ta ei ole nagu nii kakao, ta on siuke tumedam ja šokolaadisem. Ja ega midagi, matkasime natuke ringi veel, üks hetk jäi seal meil, no Birgit oli tee peal, me olime, autod sõitsid ka seal matkarajal, kes siis oma karjaloomade juurde või ükskõik kuhu. Ja siis üks hetk Birgit näitab käega, et oota ja tuli sealt, astus alla ja siis juba mees välja sealt, Olden oli lahtiselt, käis seal jões natukene sulistamas ja ma ei saanud mitte midagi aru, mis seal toimuma hakkas. Tuli midagi, küsis vist meilt, kas ta ei kuulnud Birgitit, küsis vist, et kas see on meie koer või midagi. Äkki ta ei saanud aru või ta ei kuulnud, siis see oli suht tugev veekohin. Ja siis tuleb oma suure kepiga välja, hakkab Oldenit seal karjatama tagasi, ütleb mulle ka tehame või tehale või mis iganes ta ütles, et jätta ta siia või midagi sellist. Ja ta arvas, et jah, see on karjakoer, et seal kuskil on mäe peal lambad ja pärast kõndisime edasi natukene, ma panin Oldeni rihma, siis ta vist sai aru, et okei, ta on ikkagi meie koer äkki, ma ei tea. Väga mingi segatust tekitav olukord oli ja siis lähme edasi vaatama jah, mingi sarnane, ütleme Oldenile pika karvaga, siis äkki oli kuldne retriever. Magas seal puu all teise pool jõge lihtsalt rahulikult, aga jah, siuke huvitav olukord tekkis ja jah, ega rohkem midagi olegi. Kell on juba 7:30 siin õhtul, et ma lähen teen video lõpuni nüüd, mul oli video lõpp vaja ära siin filmida, et jah, ega midagi. Mul on üks AliExpressi pakk, mis pidi 12. detsembril jõudma, 9-12 oli kuupäevaks pandud, 6. detsembrist peale on trackingus näitab, et ootab peale võtmist ikka veel. Et ma ei tea, see tuleb ka vist, ma ei tea, miks, sest et tellimuse ma tegin 30. november, pidi jõudma 9-12 detsember kohale, siiani ei ole, täna on, ma ei tea isegi mitmes detsember, täna on 13. detsember, eile oleks pidanud jõudma ja teise paki tellisin AliExpressist 8. detsember, pidi jõudma äkki 18. detsember, midagi sellist, see jõuab nüüd esmaspäeval üldsegi juba kohale ja AliExpressi paki toob kohale Amazon, et mul tuli algul meili peale kirja, et minu AliExpressi pakk on sinu poole teel kuskil Nederlandsist ja siis ma mõtlesin, et okei, et kas see on nüüd mingi skämm või midagi, aga siis vaatasin trackingu lehelt sealt Amazoni trackingult, et tõesti, Amazon toob ka AliExpressi pakke siin, et siuke huvitav asi ja üks pakk on ikka kandnud, ma ei tea, kus see on, seal on mul esimeses pakis on Spido sees, mida ma tahaks saada ja nüüd teise pakiga esmaspäeval jõuavad mul oranžid kleepsud või see kile, et ma ei tea, eks jääme ootama, loodetavasti järgmine nädal saab selle, põhimõtteliselt on ju mul tegelikult TR valmis ka, ega siin väga palju teha pole, ühe pirni pean ära vahetama taga ja suurest, esituli võiks ka järgmine nädal jõuda, esitulel pole all seda parktuld pirni, et see on mingi papi tükiga kinni pandud ja siis võiks korras olla, siis saaks ülevaatuse peale ja kindlasti saab, siin on nii hästi nende ülevaatustega läinud, et saab ja ma ei tea, kas ma rääkisin XD-ga on siis XD dokumendid, rääkisin küll ja lähevad teisipäeval sinna ja rohkem jällegi, esmaspäeval ma lähen nüüd esmaspäevaks panin aja 15:15 on Bulldogil ülevaatusaeg, see on hästi kiire, siis nad vaatavad ainult, kas taga on porikas ja ongi kõik sellega ja rohkem mitte midagi ei toimu seal, ma arvan. Tulen lõpetan videot, 4 minutit, 20 sekundit põhimõtteliselt rääkinud jälle, et ma ei tea, et lõpetame ära siis, rohkem mul midagi rääkida pole, nädal läbi, laupäev käes, homme pühapäev, midagi arvatavasti ei tee, võib-olla teeb, mõtleb, tšau siis.